täna valmistan sinikarpe, mis on üks populaarsemaid toite meie restoranis. Aga need tavaliselt, kui inimesed tahavad kaasa osta, on väga keeruline pakkida, sest nad hakkavad läbi jooksma nendes erinevates pakendites või siis panevad poti sisse, pott peab kuumaks, potis samamoodi loksub välja. Ringkarp on selles ideaalne, et sealt ei tule midagi välja. Ja ringkarbil on ka see eelis, et me ei pane sinna vooliumit ümber võrreldes tavalise karbiga, et topelt pakendikulud ütleme alati, kui me paneme tavalise karbi. Külastajad, kes teid oma karbi ja arvasid, et me paneme otse sinna sisse, tegelikult me ei tohi sinna panna, kuna hügieenireeglid ja kõik asjad, et me ei saa garanteerida, et see toit inimesel halvaks ei lähe ega midagi ei juhtu, siis selles suhtes on ringkarp hea, et inimene saab alati puhta karbiga, mis on meie poolt ära pestud. Ringkarbil on ka sellised võrreldes muude kausside ja karpidega eelised, neil on sihuke väike nõps on juurde tehtud, et õhk pääseb ilusti ligi, et kui üksteise otsa pinnastada, siis ei teki sinna baktereid, sinna ja vesi, et ta kuivab ilusti ära ja on alati hügieeniline. COVID ajal nägime seda, et kui hästi palju oli vaja selliseid suuri karpe ja nende ladustamiseks oli hästi palju ruumi vaja. Siis tegelikult ringkarbi eelis on see, et ta võtab vähe ruumi, pluss meil on nad kogu aeg ringlused, me ei pea üldse nii palju neid hoidma, et iga päev tulevad tagasi, iga päev liiguvad välja, et võrreldes selle ühekordse pakendiga on see ruumi kokkuhoid ka tekib sellega.